Tere head kuulajad, käes on 22. detsember. Siin on Geenius digisaade, kus on Hans Lõugas, Meelis Väljamäe, Glen Pilvra ja me räägime pühadeelses saates uudiseid. Me räägime sellest, mida inimesed oma identiteediga teevad, kellele seda annavad ja kuidas rahast ilma jäävad. Räägime huvitavatest klappidest, aga tegelikult pikema osa tänasest saatest tahame pühendada teile, head kuulajad. Meie kirjakast ajab üle, meil on tulnud põnevaid kommentaare, uudiseid, küsimusi, kaebusid, kiituseid ja vägevat tagasisidet, nii et räägime kuulaja kirjadest ja niimoodi saadame mööda eelviimase saate sel aastal. Hakkame siis uudistega peale ja kahjuks negatiivsete uudistega, eks siin positiivsed on ka, aga räägime need halvad teated ennem ära. Politsei andis siis nimelt teada, et ligi 1500 inimese andmetel on ligipääs eesti.ee portaalis. Põhimõtteliselt on pätitsenud riigiportaali inimeste andmetele ligi, aga mitte andmelekke kaudu, mitte turvanõrkust kasutades ära, vaid petukõned. Inimesed on ise siis oma PIN-koodid loovutanud ja see on siis trend nende pettuste seas, et mitte ei püüta välja petta üksnes ligipääsu näiteks pangakontole, vaid seda tahetakse teha siis riigiportaali. Et see on allikas, kust saab inimese kohta lisainfot ja selle abil saab teha juba paremaid pettuseid. See tegelikult väga nutikas, kahjuks tuleb öelda pättide poolt. No võib-olla see vastab ka nendele küsimustele, mida on nii mõnedki ju küsinud, et neile helistatakse ja siis teatakse hämmastavalt palju, aga teistpidi muidugi eelneb sellele kõnele ju ikkagi mingisugune teine kõne, kust see PIN-kood on teada saadud või noh, et selles mõttes ei ole päris niimoodi, et sulle keegi helistab ja teab siis täpselt, kust jooksevad sinu aiad ja kust algab sinu kuur ja kus on sul sinu elektripost ja millised on sul kinnistud ja et tegelikult kui sa oma PIN-koodi ei ole lekitanud või sinu andmeid eesti.ee-st pole vaadatud, siis seda kõnet sa ei saa nii-öelda tühjast kohast siiski saada. Aga see on ikkagi, tõstab ikkagi seda pettuse kvaliteeti nagu röögatult. Mõelge ise, teile tuleb 5 minuti pärast kõne, kus küsib keegi tavaline inimene, et vabandust, et kas teil on väljastatud selle kuupäevaga retsept selle ravimile, mis aegub, et meil on probleem, kas te saate palun üle kontrollida või et kas teie pereliige isikukoodiga see ja see, tal on mingi asi, et palun logige sisse sinna või et vabandust, kas teil kuulub ID-kaart väljaandmiskuupäevaga see ja see, number see, jah, siis palun tehke see samm. Sul automaatselt on nii palju rohkem usaldust, kui kasutad neid detailseid sinu kohta käivad andmeid. Et see on hirmus. Aga alati algab see kõne või kuidas ma ütlen, see manipulatsioon mitte ei alga, vaid vähemalt mingis faasis lõpeb sellega, et on vaja saada sinu autentimise infot, ehk siis täna on nendeks just nimelt PIN-kood, ehk on vaja sind meelitada siis kusagile ennast autentima. Kui sa ennast ei autendi kusagil, siis seda juurdepääsu ei saabu. Mulle meenus siin ka üks hiljutine uudis, kus nagu võib-olla keskmisest tuntuma nimega inimene, kes on igati mõistlik, samuti vist petturite kaudu kaotas ka väga suure osa oma kontodest ja kõigest ja väitis, et see manipuleeriti nagu väga osavalt ja mitu tundi või igal juhul pikemat aega ja see skeem oli pigem olnud selline, et kõigepealt oli tulnud kõne ühest kohast, millele järgnes kõne teisest kohast, kus öeldi, et see esimene koht oli pettus, kui nii-öelda umbsõnaliselt kokku võtta. Seda kasutatakse tihti ja see viimane oli ikka väga suur kahju, kus nii isiklik kui firmakonto läks, eks ole. Ma juba ei küsigi teilt, kellele te viitate, sest esiteks pole vaja inimest häbiposti panna, aga teiseks neid juhtumeid on nii palju, et see võib öelda, et iga päev on mingi selline. See nagu panebki tegelikult mõtlema, et meile mõnikord tundub kuidagi umbisikuliselt, et need on sellised nüüd ma ei taha solvata kahtlemata tädimaalisid, aga kui see panna jutumärkidesse, et see nagu tundub kuidagi selline kauge statistiline number, et kusagil nii-öelda mingid muud siuksed inimesed, keda siis sildistatakse, et need elavad mingisuguses oma mullis, ei saa aru ööd ega mütsi ja siis nendelt tõmmatakse ära neid miljonid, aga näed tegelikult neid miljoneid ikkagi või ka siis võib-olla tuhandeid või mis iganes summasid tinistatakse ära ka täiesti normaalselt, et inimestel, mis tekitab täitsa kõheda tunde, et ma hakkan ka nagu mõtlema, et aga mine sa tea, et mis ma tegin eelmisel suvel. Meil
siin on kaks asja, mis tuleb. Esiteks, mida igaüks saab ise, kuulge, jõulud tulevad, istute lähedastega ümber laua, kasvatame seda immuunsust. Üksteisele rääkige, et kui tuleb asi, kus teil kästakse midagi teha, anda PIN-kood, logida sisse, installida Anydesk, installida programm, saata, ma ei tea, pakiga pangakaart kuhugi. See on vale, see on pettus, et rahast ilma. Nii see on ja muidugi geniaalne on läheneda just ka praegu siin sellisel jõulueelsel ajal ja muidugi vaadata eestlasi siis ilmselt aasta lõikes, sest eestlased metsikult tellivad ja postifirmade kõned on väga-väga magus koht, mille nime alt sind kõigepealt töötlema asuda. Ehk et suure tõenäosusega ootab keegi praegu mingit pakki. Ja helistab DHL, ma ei tea, kes iganes Smartpost. Näed, teie pakiga on kerge error, võib-olla paneksite siia lahkelt oma PIN-koodi ja pakk nagu imeväel saabub. Et võib-olla sellest see algab ja võib-olla kui inimene panigi selle koodi või isegi ei pannud, et siis tuleb see järgmine kõne, kus juba helistab nii-öelda turvaosakond, kes on väga erutunud häälega ja ütleb, et eelmine kõne oli puhas pettus ja nüüd, et seda takistada, tuleks nüüd hoopis siia need PIN-koodid panna. Et katkestada kõne. On ju muud nagu, see ongi kõige lihtsam. On ju. Aga üks asi on muide veel. Ma arvan, et me kõik maksame selle kinni. Me kõik valimatult. Eestis on praegu pangad liitunud ka SEPA välkmaksete süsteemiga. 10 sekundiga läheb 15 000 kuni 100 000 eurot sõltuvalt pangast kohale. See on jube mugav, aga mul on tunne, et see varem või hiljem pannakse kinni. Ja meie kõigi maksed hakkavad liikuma palju-palju aeglasemalt või vähemalt see lävend läheb hästi palju madalamale, millal välkmakse liigub. No teistpidi jääbki mulje, et kuidagi pangad väga hoolsalt vaatavad igasugust rahapesu ja muid asju takistades, kuidas liiguvad summad, mis vähegi on suuremad. Ja samas, eks ole, me loeme, et mõnikord, nagu sa ütlesid, Ants, et suured summad lähevad laksti ja välksti üle. Et siin vale oleks muidugi öelda, et pank on milleski süüdi, see ongi kasutusmugavus, meile väga meeldib, kui raha läheb ruttu üle. Aga teistpidi tõesti, ma arvan, et lõpuks me rõõmustaksime võib-olla suures pildis kõik, kui siis turvalisuse nimel läheb natukene tülikamaks raha maksmine. Ma kardan, et see on aja küsimus, jah. Niisiis, nii on. Kuule, ka räägime ühtedest uutest klappidest, mida on kandnud peas Glen, sina või? Sa oled kandnud uusi Bose klappe. Tõsi, mul oli nende vastu nagu personaalne huvi, sest et teatavasti Bose Quiet Comfort Ultra on väga head klapid. Nad on olnud, ma julgeks öelda, et ikkagi peaaegu vaata, et vist parimatest parimad või vähemalt kindlasti nende parimate seas, mis siis summutavad müra ja kaldkriips mängivad ka küllalt hea heliga, hea soundiga. Et müra summutuselt on nad olnud täiesti tipus ja siin mingid saated tagasi üllatuslikult saigi võrreldud neid just Apple'i uute kõrvasiseste AirPodsidega ja siis tunduski, et Apple jäi üldse maha. Seal oli väga suur üllatusmoment, kuidas Apple on jõudnud oma pisikeste nupludega siis samale tasemele nagu suured kõrvapealsed ja Bose on nüüd Quiet Comforti ultraseeriast toonud välja uue versiooni. Ehk see ongi siis QC Ultra 2 ja? Aga on siis vahe, on siis erinevus eelmisega? Eelmised on olnud juba saadaval meil põhimõtteliselt 2 aastat. Ma ei tea, see ei ole nüüd kõige pikem aeg kõrvaklappide maailmas, aga siiski. Ja ausalt öeldes tuleb nagu esiteks kohe Bose'i kiituseks öelda, et võib-olla erinevalt Sonyst, kes oma mõnikord iga-aastaste korrektuuridega nagu ei liigu sugugi minu arvates paremuse poole, vaid lihtsalt liigub kusagile poole. Siis Bose on ikkagi natukene teinud asju paremaks, aga tõesti natukene. Ma ei tea, kas ma üldse lootsin nagu midagi, sest tõesti ultrad olid väga head. Nad on ka täna väga head. Ja Ultra 2 põhimõtteliselt nad on saanud juurde, kui ma ei eksi, kas ei olnud siis USB-C kaudu audioedastust eelmistel. Sellel peaks olema. Siis on lisandunud režiim nimega Cinema ehk kino. Nagu nimigi ütleb, mõeldud filmide vaatamiseks, kuulamiseks ja tekitab stereo helist virtuaalse filmiheli, kui lühidalt kokku võtta. Keskkanal dialoogid on selgemad, toodud nagu esile, efektid, muu kraam, mis siis kusagil servades hõljuvad ümber pea, on ruumilisemaks muudetud. Raske on anda nagu hinnangut nüüd, et kas see on väga hea või halb. Filmide puhul tegelikult ütleme siis huvitav. Ja kui te olete klappidega filmivaataja, siis võib täitsa meeldida. Üldise helipildi osas
kõlavad ka peaaegu sama hästi, aga nad ei kõla enam nii bassiselt ja kõrgete osa on natukene ühtlasem. Aga see vahe on nagu marginaalne, ehk et need eelmised kõlasid siis võib-olla natuke rohkem nii, nagu Meelisele meeldib, ütleme, et selline naeratav equalizeri graafik, siis Ultra 2 on natukene läinud tõsisemaks, aga imevähe, üldse mitte palju, et lihtsalt seda madalat bassi on natuke vähem ja kõrgete osa on natuke ütlasem, aga kui sa paned mingisuguse keskmise poploo mängima, siis ma arvan, et 92,43% inimestest ei saa üldse aru, et on mingisugune erinevus helis, nii et põhimõtteliselt erinevust ei ole. Ja mürasummutuses ka on erinevus pigem isegi niipidi, et eelmised võib-olla summutasid kõrgeid sagedusi natuke rohkem, mulle tundus. Aga erinevust ka praktiliselt ei kuule. Aga mis selle uue mudeli siis nagu selline selling point on või mille poolest ta peaks parem olema? No USB-C audio, cinema režiim, natukene ühtlasem graafik just siis kõrgete sageduste osas. Madalat bassi marginaalselt vähem, on see nüüd halb või hea. Välimuse mõttes on nad läinud natukene eksklusiivsemaks, et kui vanadel oli see osakond, mis seda kopsikut hoiab, kuidagi siuke matt plastikuline, võib-olla ta isegi oli metall seal sees, ma võin kohe vaadata, mul on mõlemad siin laua peal praegu. Ja täiesti metall on ka eelmistel, aga matt pinnakate. Uutel on see selline läikiv ja seal on ka kuldne variant valikus, et muidu nad on täiesti välimuse poolest identsed. Korpus on identne, juhtimine samamoodi nagu puutetundlik ala volüümi jaoks, 2 nuppu on klappide peal, kõik on täpselt sama. Tahtsingi küsida järgmise küsimusena, sa jõudsid ette, et kas juhtimine on sama halb kui eelmistel, see oli kui ma viimased ultraid testisin, see oli minu nagu kõige negatiivsem pool, et juhtimine oli üks halvem nendest 6 klapist, mis mul tollal kõrvuti testis oli. Ja siis ma kuulsin ka seda, et USB heli ei ole, see on nüüd parandatud. Aga mis sul seal ei meeldinud juhtimise poole peal? Ma kohe vaatan, üks asi oli see, et mis ma olen öelnud, pisikest nuppu vajutada on ebamugav ja topelt ja 3-kordse vajutuse registreerimine ei ole alati täpne. Ja kolmas asi on see, et see helitugevuse reguleerimiseks on puutundlik riba, mis nagu reageerib, kui ise tahab. Et nagu minul vähemalt selle liigutamine oli väga ebamugav ja üldse mitte responsive, nii et need olid need probleemid, mis minul tol hetkel olid. See oli nüüd paar aastat tagasi. Mis on jäänud ka muidugi samaks ja mis on mõnes mõttes nagu naljakas, mida vist Bose kunagi ei muuda, on selline robootiline naise hääl, mis teatab ühendumisest ja ütleb ka siis aku nivoo ja teatab nagu väga kiiresti, mis toimub kogu aeg, et see on väga meeldiv. Ja väga hästi ühenduvad ka nad selles mõttes, nad teevad võib-olla ka konkurendid, aga kuidagi mul need Bose'idega see lihtsalt sattus nii jäi ette, et ühendavad ka mitme seadmega paralleelselt, stiilis, et ma panen nad mingisuguse teise asja külge ja nad on ka samal ajal telefoni küljes, nii et ma kuulan näiteks muusikat teisest asjast, aga saan telefoniga equalizerit. Jah, et ma saan lihtsalt equalizerit reguleerida telefonist, aga samal ajal heliallikas mängib hoopis mujalt. Praegu on nagu just vastupidi, minu jaoks on probleem see, kui satud ette klapid, millel ei ole seda võimalust, et see annab minu jaoks kohe miinuspunktid, et mul tuleb 2 asja tulevad siin kohe mõeld, ühed on legendaarsed AirPodsid, eks ole, mida kus Apple'i ökosüsteemis ei ole, siis sa ei saa teiste seadmetega ühendada korraga. Ja teised on siis Samsungi paatsid, millel on sama häda, et Samsungi seadmete vahel ühendub, aga kui sul on arvuti ja telefon näiteks, siis ei saa, eks ole, mis mulle ei meeldi. Aga jah, et see on nagu asi, mida me tänapäeval klappidest nagu ootaksin. Ja see on kenasti olemas, nad ühenduvad tõesti ruttu. Mikrofoni heli, telefoni kõne heli on võib-olla ka marginaalselt parem. Nii et ühesõnaga ma sain tegelikult nende proovimisega ikkagi vastuse sellele, et kui täna ma läheks nüüd poodi ja peaksin ostma 450 € eest uued või siis 330 € eest eelmised, mis on nüüd soodushindadega ja võib-olla isegi vaata, et langevad veel, siis ikkagi Quiet Comfort Ultra on veel väga hea ost, kui te tahate endale jõuluks kinkida. Aga need on nagu ametlikud, ma guugeldan ja siis satun Bose nii-öelda ametlikule veebile, seal on mingid allahindlused, et ma mõtlen seda, et tihti mõnede tootjate puhul, teisest valdkonnast näiteks DJI puhul otse sealt veebist ostes võid saada parema kampaania hinna kui edasimüüja juurest, et praegu hetkel ma küll lähtusin siis Mitterassa leti hindadest, et need klapid on ka Mitterassast pärit, et Mitterassa soodus, mis nad praegu pakuvad Ultrale, oli kas 329 või 319, ma üks vastuse võlgu, ma panin selle tääbi nüüd kinni oma 1000 tääbi hulgas. Kuldne värv, see maksab.
see on põhiline. aga noh, äpi pool on täpselt sama, see noh, ilmselt on ikkagi tänases seisus ka võib-olla sihuke audiofiili jaoks natuke miinus, et seal on 3-ribaline equalizer, et Bose on kasutanud kogu aeg sedasama equalizeri profiili, nii et sa ei saa siis noh, kui ma ei tea, midagi seal kumiseb kusagil madalamate kesksageduste osas, siis sa jääd nagu hätta selle reguleerimisega, sest et on ainult 3 riba ja sa ei saa seal liigitada kuidagi kõrgemaid ja madalamaid kesksagedusi. aga tervikuna ikkagi on sümpaatne klapp, aga ma nüüd ütleks, et nende proovimise järgi siis ma soovitaks osta just nimelt need eelmised Bose Quiet Comfort Ultra klapid ja muidugi saadaval on ka veel lihtsalt Bose Quiet Comfort ka, aga nüüd ma pean tunnistama, et ma ei mäleta enam, kuidas Bose Quiet Comfort kõlas või töötas, et need on veel parema hinnaga muidugi. no selge, siin on nüüd ülevaade olemas, ma arvan, et Bosel on väga korralik fänniklubi, kes kindlasti uut mudelit ka silma läheb ja ise läheb kuulama oma kõrvaga, aga. ja on ka uued Bosel ilmunud kohale, mida ka ilmselt on meil plaan kõrva pista, ka Quiet Comforti need sisesed versioonid ehk siis pisikesed nupud, nööbid ja ka need pretendeerivad väga headele tulemustele, sest need eelmised olid ka väga head, nagu ka need praegused, nii et eks siis näha on, kas seal on liigutud ka samas suunas, et mitte siis lihtsalt ümberringi suundades. nii on, kuulge, aga võtame nüüd ette ühe portsu kirju ja meil on tõesti nüüd tulnud päris palju erinevate teemade kohta viimasest saatest ja varasematest saadetest, mida võib niisama ette lugeda, et jagada teiste kuulajatega, aga siin on ka küsimusi ja arutelukohti. ja võtame võib-olla teemade kaupa need kirjad ja miks mitte alustada kõige värskemana mainitud teemaga eelmine saade. Meil oli juttu siis Ourast, Oura sõrmusest ja mitu inimest on meile kirjutanud. Ma parandan sind, et meie jutt siiski oli suuremas osas Luna sõrmusest. Vabandust. Aga mainisime ka siis nii nimetatud konkurenti. Miks ma seda vea tegin, kuna palju tagasisidet tuli Oura kohta, aga muide, alustan sellisest kirjast hoopis, mis räägib just, miks me Lunat kajastasime ja Artur küsib. Saates oli mainitud 2 tootja sõrmustest, aga kajastust leidis ainult Luna. Ta oleks oodanud siis võrdlust, nagu meil saates on kombeks teha. Ja Artur muidugi küsib väga selgelt, kas Luna kajastamine oli tingitud sellest, et seda pakub Elisa, aga Momaxi pakub lisaks ka Telia. No ma igaks juhul ütlen enne ära veel, kui sa ütled, miks just Luna, et see ei olnud mingi Elisa või Telia või kellegi sponsoreeritud lõik, et kui meil mõnikord on olnud siin sponsor saates, siis me kindlasti alati seda ütleme väga selgelt, et siin on sponsori teadaanne. Aga miks siis Luna, miks me Momaxit ei saanud? Saime, mul oli Momax ka teises sõrme ümber. Aga kuna me ei tahtnud pühendada terve aasta saateid sõrmustele, siis jäi nagu sõelale just nimelt Luna. Momax ei ole üldse halb sõrmus, aga Momax on sellise odavama hinnaklassi sõrmus. Ja see ei tähenda sugugi, et oleks nüüd kordades halvem, ta on küll üksjagu odavam, aga noh, nii nagu asjade maailmas ikka kipub olema, et ta ei ole sellise äpi kasutusmugavusega, sa teed natuke ikkagi järeleandmise siin kui seal, millest isegi mina kui mitte kõige palavalt sõrmuseid kandev inimene aru sain. Ja lihtsalt 2 sõrmusest korraga rääkimine tundus natuke liiga raskekujuline keskmisele ja heasoovliku kuulaja jaoks. Kas teil on plaane Momaxist ja Lunast ka kuskil kirjutada? Ma küsin siis Arturi nimel jätkuks, et kui ta tahab teada saada. See on hea küsimus, ma arvan, et ikka kindlasti võib hoida silmad lahti, et miks ka mitte. Et mina vist isiklikult võib-olla seda ei vormista kirjalikult, aga äkki keegi seda teeb. Ja minu arvates Momaxi kohta, kas Geeniuses ei olnud mingit ülevaadet? Ma arvan, et oli, Meelis. Jaa, oli meil Momaxi ülevaade küll kirjutatud nii-öelda siis nii-öelda veebis. No nii. Seda saab lugeda. Üks küsimus on veel selle Luna kohta, enne kui lähme Oura teema juurde. Luna kohta küsib Sven palju küsimusi, et kuidas seda kasutada, aga põhiline asi, mis segadust tekitas, oli see, et sa rääkisid sellest, et Gemini integratsioon on, sa saad rääkida, küsimusi küsida, et kas sa siis ikkagi räägid otse selle sõrmusega või tõstad selle näpu suu juurde ja räägid või millega sa räägid, kui sa häälkäskusi annad? Jah, pean tunnistama, et jäid sellised
igapäevased nüansid ütlemata tõepoolest, nagu tänapäeva maailmas ikka, kahjuks sõrmusega veel, sõrmus ei kuule sind, seal ei ole kõlarit, seal muidugi võiks olla, mõtlesin, et peenhäälega sõrmus räägib sulle vastu AI-ga, see oleks tegelikult äge ja noh, mikrofon, miks mitte. Ikkagi äpp on täna õnneks või kahjuks meil võlusõna, ilma äpita ei saa ühtegi asja teha. Ja see on ka muidugi miinus, et kõik on äpp, et mingit veebiversiooni ei ole. Et see arvutist sa ei saa selle sõrmusega kuidagi suhestuda, saad siis seda teha ainult läbi äpi. Ja kõik sinu andmed ikkagi liiguvad läbi äpi siis kusagile serveritesse ja sa ei saa neid ka omale sealt kuidagi arhiveerimise eesmärgil alla laadida, mida vist peaks muide saama teha vähemalt mingil kujul Ouraga, aga ma ei oska seda isiklikult kinnitada, aga see võimalus peaks olema. No südamelöökide allalaadimine oleks ikkagi väga põnev. No jah, läbi veebiäpi teema on üldse nagu ma ei ütleks probleem, aga see nagu levinud, et enamusel ka kelladel, eks ole, või sellistel muudel tervise ja trenni asjadel kipuvad olema ainult äpid ja väga üksikud, mis võimaldavad sul tegelikult kasutada veebiportaali ja nendest ka mitmed on tegelikult aja jooksul oma veebiportaali kinni pannud. Ma nagu mälu mind ei peta, ma võin eksida, aga äkki Suunto oli see, kes pani oma veebiportaali kinni. Karmini minu see veel ikkagi eksisteerib, aga ka kõigi nende statistika väidetavad näitab seda, et see veebiäpi kasutamine on väga väike ja sa kasutavad ainult nagu profid ja sellised tõelised fanaatikud ja tavakasutajad nii-öelda kasutavad ikka ainult äppi, eks ole, et seal ilmselt see põhjus on ka kasutuses, jah. Mis mõnes mõttes tundub ju nagu isegi kummaline, kui sa hakkad mõtlema tõesti, ma vaatan näiteks täna selle sama Luna äppi või ka Momaxi äppi, mis sul oli vaadata, siis on see äpp nagu meeletult inforikas. Ja seal on tõesti nagu mustmiljon graafikut ja tääbi ja teksti ja kõik ära mahutada, see kõik on väike. Tõesti oleks seda väga mugav sirvida suurelt ekraanilt. Et jääb üle küsida tõesti, miks tootjad seda võimalust ei pakuks, see tunduks nagu elementaarne. Et siin ongi seesama küsimus, et raha ehk siis kuna seda kasutatakse vähe, siis seal ei ole piisavalt seda massi taga, et see ära tasuks. Karmini puhul ma ise ütlen seda, et mina olen seda kasutanud põhiliselt varem, kui ma rohkem sporti tegin selleks, et joonistada nii-öelda marsruuti või teha endale mingisugune teekond, mida siis kella peal pärast jälgida, eks ole, et joonistada. Seda on nagu suure ekraani palju mugavam hiirega teha kui telefonis näpuga. Telefonis see tihti ei saagi enamuse asjade puhul, eks ole, nii et see oli nagu see asi, mida ma kasutasin. Noh, siin on ka tootjatele vabalt ju ka mõttekoht, et kusagile siis tõmbagi selline tasulise müürijoon, et miks mitte, noh, küsi siis natukene raha. No see tasulise müürijoon on tegelikult ju tõmmatud paljudel, et see on tegelikult minu selline 2025 aasta märksõna, et neid AI ja muidu muud moodi algoritmilisi soovitusi ja sellised virtuaalsed treenereid üritavad nad kõik teha ja tasuliseks nad seda teevad. Fitbit vist tegi seda juba varem Google'i kelladel, eks ole, tasulisena. Apple tuli sel aastal välja minu arust selle Fit Plussiga, mis iganes see nimi oli. Garmin tegi sel aastal oma tasulise lisateenuse ja küsimus on pigem siin see, et kui palju need sulle juurde annavad ja siin isegi arvataksegi, et kui Fitbiti ja Apple'i teenus tegelikult nagu on võib olla väärt, kui sa seda juurde sa olevat asja hindada. Garmini puhul neid asju, mida nad praegu pakuvad, on nagu piisavalt vähe, et see ei pruugi ära tasuda, eks ole, aga jah, see on täiesti iga inimese individuaalse eelistuse küsimus, ta peaks seda nagu sellel prooviperioodil proovima ja siis vaatama, kas see juurde makstav lisaraha on nagu seda juurde saadavat lisainfot väärt, eks ole. Siia juurde sooviks järgmised kirjad. Esiteks Raivo kirjutas nüüd Oura teemal eelmise saate meie teemakäsitluse peale. Raivo jäi hinge närima nüanss seoses Oura igakuise tasuga 6 eurot kuus. Meie jutt eelmine nädal oli see, et see tundub ebaõige või röövimine, aga Raivo juhib tähelepanu, et vaadates igakuiseid makseid, siis ilmselt inimesed leiavad, et maksavad palju rohkem kui 6 eurot, võib-olla rohkem kui 50 eurot. Raivo endal on 300 juures. Need on siis näiteks Netflix, Spotify, YouTube, Insta, Delfi ja nii edasi. Ja Raivo ütleb, et kui sul on valida, kas maksta oma kõige kallima vara terviseandmete eest või vaadata Netflixi, siis valitakse minuga ütlemata viimane, mis on siis tema sõnul kummaline, et tervis nagu ei olegi seda raha väärt. Ja muidugi tasuta asja pole olemas. No Raivo, ma arvan, et juhib tähelepanu, ma tahan öelda ühte asja, et selle kohta, et juhib õige asja tähelepanu, aga küsimus on, mida sa selle raha eest saadud andmetega teed? Ja mul on alati küsimus, et kui ma selle 7 euro eest saaks lisaandmed,
mis mu tegelikult elukvaliteeti tervist parandavad, siis on 100% nõus. Siin on kaks nüanssi. Esimene nüanss on see, et Oura küsib kuumaksu ja küsib ka sõrmusest päris palju raha. Netflix, eks ole, oma teenuse eest nagu sissemaksu või nii-öelda sellist 400 eurot ette ei küsi ja lisaks veel kuumaksu. Aga ma olen nõus, et terviseandmed on võib-olla olulisemad ja nende eest võib-olla tasub, kui need on piisavalt väärtuslikud, mingit lisatasu maksta. Küsimus on just selles, et mis on selle konkreetse teenuse väärtus ja mis on see võrreldes konkurentidega, sest et mõned teenusepakkujad pakuvad sama asja tasuta, mõned mitte, eks ole, ja kas siis nendel tasulistel asjadel on see info parem ja väärtuslikum kui tasuta asjadel või mitte. See on nüüd tegelikult sõltub ka sellest, mis andmeid sealt iga inimene ootab, eks ole, ja samas muidugi ma olen sellega nagu nõus, et kui sa maksad nagu pidevalt mingisugust kuutasu, siis sul võib-olla on rohkem õigus nagu eeldada mingit pidevat arengut ja paremaks muutmist ja kui sa nagu tahad asja tasuta saada, siis mida sa saad nõuda, eks ole. Sa jõud õige tähelepanu ka, et kui sa mõtled ettevõtte peale, kes püüaks olla kasumlik, et ta saab raha selle pealt, mida ta klientidele müüb, siis kui sa ainult müüd seadmeid. Ja toote pealt müüd raha saab mingi otsa, eks ole. Siis sa ei saa enam pakkuda paremat väärtust juba müüdud seadmetele ehk tarkvarauuendust, paremad äpid, teenused. Sa pead küsima nii-öelda iga kuu selle eest, et sa saad midagi paremat, sest see oleks nagu alati on hea, et kui sa tead, et sa maksad väärtuse eest, kui sa saad midagi tasuta, siis kuidagi see firma rahastab midagi kuidagi muud moodi, seda oma tegevust, kas ta müüb su terviseandmeid, annab neid kellelegi teisele, alati natukene kahtlane. Just. Ei, selles mõttes on jutus kahtlemata mõte, aga hetkel me lihtsalt võrdleme ühte sõrmust teistega ja võrdleme väärtuspakkumisi sellel turul. Ja kui keegi pakub 400 eurost sõrmust, millel on pärast kuutasu ja teine pakub, ma ei tea, 350 eurost või samas klassis sõrmust, millel kuutasu pole, aga on AI ja võib-olla isegi veel mingid ägedamad asjad veel lõpuks seal samas kuu paketis, milles sa ei maksa, siis ilmselgelt tundub see parem väärtuspakkumine, mõtlemata võib-olla siis selle peale, mis nendest andmetest saab pärast ja nii edasi. Teistpidi, täna me kasutame Gmaili ja muid kohti, kõike me oleme harjunud seda saama ju tasuta. Samasti võiks öelda, et aga miks me ei tahaks selle eest maksta, kallis Google? Maksame sulle parem 10 eurot kuus, et me oleme palju rõõmsamad ja ei vaata reklaami. Nii et ühesõnaga selle lõpuks me jõuame ikkagi välja see, et me tahaksime mitte midagi maksta ja võimalikult palju saada. Ja sinna see asi juhtubki ja kui meile konkureerivad kaks toodet, millest üks on sama hea ja odavam, siis me valime selle ja võib-olla mõnikord siis jätame isegi nagu märkamata mõned puudused, aga hetkel mulle tundub, et lihtsalt Luuna on, või see Luuna sõrmus on tõesti hea väärtuspakkumine, sest seda kuupõhist makset seal ei ole ja sa saad tegelikult selle eest nagu palju sisu. Et muidugi oleks võinud selle äriideena minna ka sellega liikvele, mida Meelis mainis, et tõepoolest Oura võiks maksta 100 eurot ja küsida kuumaksu ja see oleks võib-olla väga tugev argument või isegi 50 eurot, et muide, siin võib olla ka ajaline vahe ka selles, et Luuna, parandage mind, kui ma eksin, aga Luuna on ju uuem tegija siiski selles valdkonnas. No, ta on sõrmuste valdkonnas küll jah, aga nii-öelda selle tootjana, kes toodab igasuguseid vidinaid, mida inimene omale külge riputab, on ta tegelikult tegija. Ja muide, ütleme ka Oura kaitseks vist ära ka selle, et millele Raivo juhtis tähelepanu, et Oura kuumaks hakkas alles kehtima siin mõned aastad tagasi. Ja ma tahtsin just selle öelda just täpselt sama, et sa alguses tutvustad oma toodet tarbijatele, et ostavad sulle toote ja kasutavad just. Ja siis pärast hakkad nii-öelda pakkuma lisahüvesid. Jah, aga siin on nüüd see, et jällegi, mida ka paljud on teinud ja mis on minu arust väga alatu käitumine on see, et kui sa müüd toote ja siis pärast hakkad selle tootest küsima kuumaksu, et kui sa hakkad küsima kuumaksu uutelt kasutajatelt või uue toote puhul, fine. Aga kui sa sama toote puhul järsku tekitad paywalli, mida sa enne ostmist ei öelnud, et see tuleb läheb maksuseks. See on halb. Ja teine muidugi. Oura vanematelt kasutajatelt väidetavalt ei küsi kuumaksu. No siis on nad õigesti teinud. Lihtsalt, aga on firmasid, kes on niimoodi teinud, eks ole, ja see on halb. Teine muidugi siuke negatiivne näide on, mis puudutab seda toote hinda ja teenushinda on ju üsna populaarne Whoop-bänd, mis on siuke fitnessi käepael, eks ole, millel on teistpidine lähenemine, et nemad nagu
kus ma ütlen, siis nad ei küsinud väidetavalt seadme enda eest raha, vaid nad kohe küsivadki kuumaksu, eks ole, saad põhimõtteliselt seadme niisama ja siis maksad mingit suhteliselt kallist kuumaksu, et sa maksad selle kuumaksuga selle seadme kinni. Ja nemad lubasid ju seda, et kui tuleb uus mudel, siis need kuumaksumaksjad saavad, vahetakse vana mudel uue vastu, eks ole. Ja siis nad ühel hetkel nagu ja nad ühel hetkel nagu lihtsalt tõmbasid tagasi ja nad ei vahetanud tegelikult vana uue vastu, et nad nagu, see oli nagu limentitega pettuseks, eks ole. Et seal on nagu erinevaid asju, aga teistpidi on jälle selle sõrmuse puhul või sellise trenniseadme puhul on see, et see mõnes mõttes nagu nii-öelda luksuskaup või selline, et meil ei ole see tegelikult tarvis, eks ole. Ja kui me tahame, siis me võime selle eest maksta, aga kui me nagu iga asja eest lõpuks maksame, eks ole, oma, ma ei tea, meedia ja uudiste kõige eest küsitakse kuumaksu ja kõik lähevad maksumüüri taha, siis lõpuks jäävad sellest maha need inimesed, kes ei saa või mingil põhjusel ei ole võimalik neil maksta, eks ole. Aga tasuta lõunad ei ole. Nad võivad maksta oma andmetega. No, jah. Et võib-olla siis sel juhul on see alternatiivne reklaam või oma andmetega maksmise mudel mõne inimese jaoks mõistlik ja võib-olla tasuks kaaluda nagu mõlemaid varianti. Küsimus selles, kelle jaoks, kus siis see väärtus on. Hetkel ma kuulen seda juttu ja jäin praegu mõtlema, et veel täna on võimalik ka meie saadet ikkagi teil tasuta kuulata. Veel on, esimesed 15 aastat lojaalsed on kuulajad, saavad tasuta. Just, veel on, aga siin tulevik, me ei tea, mis see toob. Ei saa lubada, aga kuulge, ma ütlen Aarne kirja ka veel ära sama teema kohta, sest see on olemas Iile täpi, et Aarne tuletab meelde, et Aurat saab kasutada ilma kuumaksuta. Mis on muide tuletab meelde, praegu on jõuluaeg, kui sa teed kellelegi kingituse ja see on nagu selline kingitus, kuidas öelda, mitte Trooja hobune, aga saad nagu aru küll. Kingitud hobuse suhu ei vaadata ja inimene hakkab maksma selle kingituse eest. Pigem on kingitud hobuse suu on lahti ja ootab seda rahakotti sinna. Aga kui sa ostad Aura, siis sa saad tasuta seda kasutada ja ma vaatan just Aura lehelt uneandmed, readiness, ma ei tea milleks see valmisolekut, see näitab sul siis ja aktiviteete, aktiivsusandmeid näed ka tasuta, need päris selline kingitus ta ei oleks, et sul on nii-öelda viib sind pankrotti. Ja kahtlemata ütleks veel i-täpi peale, et ei taha siin sugugi Aurat nagu halvustada. Pigem lihtsalt Luuna oli selline uus ja huvitav tuli ja siia kõrvale suurelt tootjalt ja sai kajastatud seda, miks ta äge tundub. Ja kahtlemata soomlased. Suur tootja, kellest me kunagi kuulnud, eks ole, aga kahtlemata Aura teeb oma asja hästi ja tal on lojaalne kliendibaas, aga võib-olla see sama kliendibaas, kes on harjunudki siis juba aastaid sõrmust kandma ja oma valmisolekut hindama, võivad siiski vaadatagi võib-olla korraks ka Luunat, et võib-olla saavad teada, et nende valmisolek on veel suurem või väiksem. Ilma kuumaksu maksmata. Uus teema, kirjad teemal, millest rääkisime paar nädalat tagasi, kasutaja andmete nii-öelda teadlik lekitamine, millest oli üks magistrant teinud magistritöö Eestis. Eesti keeles ei ole kui head nime sellel teemal, inglise keeles user enumeration, mille siis meile tuletan, et iva oli selles, et paljudel Eesti saitidel sa saad tuntud inimese, ükskõik kelle meiliaadressi panna sisselogimisväljale ja saad kohe automaatselt teada, et kas tal üldse on seal konto või ei ole. Urmo kirjutas meile selle peale ühe väga sisuka arvamuse ja ta lisab oma arvamuse vaatenurga öeldes, et on üks põhjus, miks sellist laadi turvanõrkuse võimaldamine ei ole täna enam ok. Ja nimelt teades, millise teenuse kasutaja inimene on, saab siis pahalane väga lihtsal ja usutaval viisil läbi viia suunatud õngitsust ja andmepüügiründeid. Ta toob siin välja erinevaid nagu näitajad, kus me praegu oleme, aga Urmo tuletab meelde, et jah, et turvalisus on nagu kasutusmugavuse vastand, aga arvestama peab alati seda ajastupõhist ohupilti, et mis meil praegu toimub. Ja ta meenutab, et kinnistusraamatuga meil oli selline teema, et mingi aeg sai kinnistusraamatust igaüks vaadata inimese nime, isikukoodi põhjal kinnistusandmeid, aga kui seda hakati ära kasutama kurjasti, siis see pandi kinni. Nii et nagu Urmol on nagu see iva, et jah, et me alati teeme valiku selle mugavuse ja turvalisuse teemal, aga kui me skaalal, aga kui me praegu on nagu massiivsed andmepüügiründed, siis ma saan aru, ja Urmo ütleb, et on okei nihutada seda skaalat natuke turvalisema poole. Ja ma lisan siia ühe lause veel Taimolt samal teemal, täpselt sama uudise kohta. Ta meenutab ka seda, et isegi kui näiteks sisse logides eemaldad selle konto info, et sa ei näe, kas tal on või mitte, siis tegelikult on olemas ka registreerumise ankeet või see sign up.
et sealt selle kaudu oleks ka võimalik näha, kas antud emaili aadressiga inimene on juba registreerunud. Ja väga õige tagasiside ja ega siin see soovitus, mis andsime eelmine kord, pädeb ikkagi, et kui sa teed kasutaja nimeks rebaseonu@karuonu.mets, siis see on turvalisem kui sinu eesnimi, perekonnanimi, mingisugune koht, mida kõik teavad. Et esiteks see aitab ja teistpidi võib-olla ettevõtete puhul muidugi, kes on sellise riikliku taustaga ka või ka võib-olla siis mitte otseseltki, väga abiks on ikkagi Eesti põhiste teenuste puhul ju tegelikult ennast autentidagi siis Smart ID või mobiil-ID-ga. Et sul ei olegi sellist nähtavat kontot seal, et sa saadki sisse logida ja siis kui sa oled see inimene, kes ennast autendib, siis sa oledki seal sees ja ei olegi pahalasel võimalik kuidagipidi kontrollida, kas sul seal on konto, aga muidugi see tänases pildis on täiesti relevantne nõuanne, et me tulime jutu alguse juurde tagasi ka, et nagu see eesti.ee teema, et kui inimene saab sinu kohta taustainfot, siis ta saabki tegelikult selle info najal hakata sulle mingeid muinasjutte kokku rääkima. Ja kui ta teab, et sul on Circle K konto, siis ta ütlebki, kuule vabandust, me helistame praegu sulle Circle K-st, et sinu kontot on suurem kogus bensiini tangitud, sisesta kohe PIN 1. Ja just ma tahtsingi sinna jõuda, et on tegelikult terve hulk inimesed, kes ei taha lihtsalt siduda oma mingeid kontosid oma nagu selle riikliku identiteediga, eks ole, et seda on neil on piisavalt palju. Jah, no aga siis ei jäägi lõpuks muud üle, kui sa tahad seda mugavust, siis on ainult see rebaseonu versioon võiks käiku minna, kui sa kuidagi tahad jääda siis piisavalt anonüümseks või vähemalt selliseks, et sinu nimega ei ole võimalik seostada sinu tegevust nii palju, kui see sinu jaoks on võimalik teha, et see nii oleks. Nii on. Väga asjalik tagasiside nagu ikka. Aitäh. Ja võtame järgmise teema. Rääkisime siin nädal 2-3 tagasi sellest, et uus aasta toob väga suure tõenäosusega hinnatõusud telekomi teenustel. Ilmselt kas teleteenus, võib-olla ka internetiteenus oli Telial juba välja kuulutatud hinnatõus ja kõik operaatorid ütlesid, et küllap hinnad tõusevad kiiresti ja palju. Ja sellel kõigel on põhjus. Meil kirjutas selle peale Martin kirja. Martin, elan ise osaliselt Hispaanias, saadan näiteks siinse pakkumise. Tal on kodus siis ühenduse kiirus 600 megabitti sekundis, 3 mobiilinumbrit 5G teenusega, andmemaht igas kuus 150 gigabaiti. Pool sellest ehk siis 75 on kasutatav kogu Euroopa Liidus. Ja lisaks on seal ka veel TV teenus. Ja kõik see kokku, mis te arvate, võite nüüd kodus arvata 5 sekundit, ma nii-öelda tõstan pinget, loeme 5, 4, 3, 2, 1 ja kui te pakkusite üle 35 euro, siis te kaotasite ja kui te pakkusite alla 35 euro, siis te olite liiga optimistlikud, sest et 35 eurot on see pakkumine meile saatis Jaanus Hispaania näitel ja ta lõpetab siis oma kirja sellega, et mina loobusin Telia andmesidest telefonis ja kasutan ka Eestis Hispaania andmesidelt. Ja kusjuures juhin veel tähelepanu, et selle 35 euro eest ei saanud ta siis ühte andmeside ühendust. Just, ma jäi vahele 3 numbrit. 3 numbrit ja pluss andmeside ühendus. Ja ka koduinterneti, eks ole. Et konkurents jah, Euroopa Liidus on ju täiesti olemas, kui ta ütlebki, et ta kasutab siin Hispaania teenust, siis mul tekib küsimus, et paneb mõtlema natuke. Paneb nagu mõtlema, et midagi kas me ei võiks Hispaanias olla osa aastast, et rändlusteenus see oleks väga äriliselt oleks see mõistlik. Euroopa Liidu rändlusreeglid vist ütlevad, et võib 3 kuud vist olla rändluses, kui ma nüüd ei eksi. Kindlasti saame uued kirja, mis parandab minu huupi pakkumist, aga sa ei saa võtta Hispaania numbrit ja siis 12 kuud kasutada seda Eestis. Seda vist päris mitte, jah. Et jah, sellele trikk läbi ei läheks. Aga Hispaanial on muidki plusse võib-olla sellisel aasta ajal nagu praegu võib juhtuda. Nii et see on ju puhas boonus. See andmeside poole. Muide sellest samast teemast on meil vist veel üks kiri, Ants, sul on ees meil täpne tabel, aga ju oli seos ka sisuga, mida siis saab tarbida. Jaa, mida siis saab selle eest. Martin kirjutab meile. Jälle Martin,
mitte seesama Martin, aga teine Martin kirjutas ka samal teemal, et tal oli nagu kvalitatiivne küsimus, mitte et mis asjad maksavad, aga ütleme siis otse välja, mis ta ka kirja kandev mõte oli. Miks Eesti teleteenuse pakkujad topivad oma kanali valikusse saasta? Vabandust väljenduse eest. Ja meie seda ei sõnastanud. Ei sõnastanud. Aga Martini siis mõttearendus on selline, et Eestis on alati kommertsteleteenuse pakkujatel mingi standard või põhikanalite pakett. Ja seal on reeglina alati sees kanalid, mida inimesed ei vaata pea kunagi või ta ütleb, et ta ei ole kunagi kuulnud või näinud, et keegi neid vaataks. Ja nali on siinkohal selles, kirjutab Martin, et reeglina ei ole võimalik neist kanalitest ka loobuda. Ta isegi on kirjutanud teenusepakkujatele, sealt tuleb vastuseks mingi ümmargune jutt, et nii on ja midagi muud teha ei saa, et meie käed on seotud. Ja Martin toob näite ühest teisest Euroopa riigist. Meil on väga rahvusvaheline kuulaskond või kõik me Euroopa olemegi üks suur pere. Aga Martin kirjutab meile Norrast, kus on niimoodi, et tele põhikanalid ehk riikliku rahvusringhäälingu kanalid on üks punt ja siis sõltuvalt teenusepakkujast võid sa sinna juurde võtta kanali kas või ükshaaval. Et need noppekanalite asi pole ju Eestis uus, aga tõesti, et sul on nagu see baasmiinimum on rahvusringhääling ja siis võtad juurde, mida sa täpselt vajad. Ja ta kirjutab veel tõesti, et kuidas see hinnatõus ei ole põhjendatud, et see on ikkagi halb, aga jällegi väga mõistlik kiri. No kui see nüüd veel kokku panna Hispaania kirjaga, siis võib mõelda veel kauem. Igal pool mujal on parem kui meil ja hea on seal, kus meid ei ole. Aga tegelikult kunagi sai küsitud, muidugi see on nüüd küsimus, kas tegemist on ikkagi sellise turundusliku vastusega või mitte, aga kunagi sai küsitud, ma mäleta, kas oli Elisa või Telia käest just seda, et mis värk nende noppekanalitega on ja miks ma ei saa nagu moodustada nii-öelda oma paketti, et valin need kanalid, mida ma tahan. Ja tol hetkel vähemalt oli vastus selline, et ühe kaupa nii-öelda, kui nemad peavad nagu maksma siis nagu nende kanalitest eraldi siis selle teenusepakkujale, siis tegelikult tuleks sinule kui kliendile kallim, kui nii-öelda nende pakettidena panna, sest paketid on nii koostatud, et tavaliselt neid müüaksegi ka siis nagu vahendajate käest pakettidena, et see ühe kaupa valimine tuleks kliendi jaoks kallim. Kas see on tõsi või mitte, raske öelda, aga igal juhul selline vastus tol hetkel siis operaatoritelt tuli. Ma ennustan, et põhjus, miks see ühe kaupa valimine tuleks kallim, on see, et nii vähe inimesi valiks neid kanaleid. Ma kardan, et siin läheb natuke selle Martini jutuga kokku, et seal on nagu saasta palju. Aga muidugi küsimus, et miks seal tõesti selline, nagu mäletavad vanematest peale vanemad inimesed, siis olid Nõukogude Liidu riigijuhi nimelised pakikesed, kus siis sa said ühe asja, mida sul vaja oli. Ja sa maksad Eesti turul edastamise eest ühe kanali eest ühe hunniku summa. Ja kui sul oleks inimesed noppekanaliga, siis tekiks 100 inimest, kes valiks selle kanali ja sul läheks selle rahastamine juba või kalliks, aga kui sa pressid selle Brežnevi pakina kõigile peale, siis... No ma ei tahtnud nime öelda. Aga ütleme otse välja, et see Brežnevi pärand elab edasi. Täpselt nii see on. Sest mina olen aru saanud ka, mitte see ei ole nüüd Eestis, aga mujal maailmas nagu päris tihti tehakse just seda, et kui sa tahad saada endale, ma ei tea, Eurosporti, siis sa pead võtma ka X, Y ja Z kanali, mida keegi ei vaata nagu bundlina, eks ole, ka operaatorile siis pakutakse nagu seda diili, et kui operaator tahab oma teenust hulgas pakkuda mingit ühte populaarset kanalit, siis see vahendaja või selle kanali omanik ütleb, et sa pead võtma ka meie kehvemad kanalit, eks ole, et muidu sa ei saa või küsime sama raha. Et seal on nagu see asi, jah. No kui ma nüüd tänase saate ära kuulasin, jääb mulle mulje, et Eestis elades telekast vaatad sa saasta, selle eest sa maksad järjest rohkem ja kui keegi sulle helistab, siis sa ka tead, et sinu konto ja sinu firma konto on tühjenenud. Ja samal ajal sõrmus mõõdab su stressi. Ei ole meil siin ikkagi häda midagi, et me saame vinguda küll kogu aeg, aga siin aasta lõppu võib öelda, et mõned asjad on meil ikkagi väga hästi ja kas või see, et meie mobiilside levib kõigi 3 operaatori puhul oluliselt paremini kui paljude konkurentide juures, nii et no meil ära nüüd head saadet ära. Just. Tore on olla eestlase moodi negatiivne. Laseme selle siin saates välja, te võite ka kuulajatena see välja lasta ja lähme pühadesse rõõmsa meelega. Aga meie ootame teid juba pärast pühi tagasi 1 nädala pärast ja siis võtame selle aasta kokku ja vaatame, mida toob järgmine aasta. Selline oli tänane saade. Aitäh teile kõigile kuulamast ja häid pühi!
digisaade till. Digisaade mõtte chill. Digisaade till. Võta hetk ja ole chill. Digisaade till. Maailm jookseb see